ma siis rääkisin konkreetselt selle sidumisega ja ütlesin, et Jeesuse Kristuse nimel mine välja. Ja siis läks välja. Wow. Oli pigem siukene nagu kõhus tekkis selline nagu keegi pigistaks mingit rusikat ja siis midagi nagu läks välja. Tere tulemast taas vaatama ja kuulama üleloomulikkuse podcasti. Minu nimi on Herkis ja mul on siiralt hea meel, et oled osa sellest, mis Jeesus on tegemas Eesti maa peal. Täna me liigume edasi uue saatega ja me räägime natuke depressioonist ja ATH-st ja sellest kõigest, kuidas Jumal saab nendest asjadest ka vabastada ja just taaskord nii-öelda üleloomulikkuse viisil selles mõttes, et midagi, mis tuleb Jumalalt, need imelised teod ja asjad ja kõik see au kuulub temale. Aga tänane saatekülaline on Liis Kasemets. Tere! Ja mul on väga hea meel, et sa oled siin. Ammu oli meil juttu sellest, et tahame sind siia saatesse kutsuda enne kui vist esimest saadet päris tegime. Ja sinuga me tunneme üpris hästi sellepärast, et sa oled Maarja hea sõbranna, aga ka meie koguduse liige. Räägi natuke veel endast. Sa ei ole terve aeg Hiiumaal elanud. Kuidas sa Hiiumaale sattusid ja natuke põgusalt, et kes sa oled, mis sa teed? Jah. Tõesti Hiiumaalt ma pärit ei ole, et me Hiiumaale kolisime umbes 5 aastat tagasi, varsti saab 5 aastat. Ja sellel põhjusel, et tegelikult me lihtsalt soovisime lapsi kasvatada mitte Tallinnas, et kusagil rohkem maakeskkonnas. Ja kuna me vanemad ka kolisid Hiiumaale, siis me hakkasime ka Hiiumaale kodu otsima. Aga minu nagu vaimulik taust on niimoodi, et ma lapsena olen küll pärit kristlikust perest, aga ma teismelisena pigem olin eemal ja käisin nagu muid radu. Ma olen küll selle aja jooksul, kui ma olin eemal, siis ma abiellusin enda abikaasaga. Ja minu jaoks oli nagu oluline näiteks, et me oleme kiriklikult laulatatud, et see ikkagist jäi mul nii-öelda lapsepõlve kodust kuidagi kaasa, et abielu peab olema ja laulatus peab olema kiriklik. Aga ma ei olnud ikka veel usus, ma olin teadlikult eemalt ja hiljem peale teise lapse sündima siis tulin Jumala juurde nii-öelda tagasi. Ja Hiiumaale kolides ma hakkasin tõesti siis siin koguduses käima. Alguses, kui ma Jumala juurde tagasi tulin, siis ma alustasin korraks Nõmme kogudusest, kus ma ka lapsena käisime. Aga siis me juba tuligi suhteliselt kohe see kolimine ja siis mina hakkasin lastega, mu abikaasa ei ole kristlane veel, et hakkasin lastega käima siis teie koguduses. Aga läheme natukene selle sinu loo juurde. Räägi sellest, et üks hetk sa avastasid, et sul on mingid või sa ei avastanudki või natuke, eks sa siis räägi rohkem sellest, aga et mingid hetked olid, kus sa nii-öelda sattusid mingisse masendusse ja seal oli koht, kus sa vist ei tahtnud kedagi näha ja nii edasi. Kuidas see nagu hakkas või kuidas sa avastasid ennast sellest kohast? No tegelikult on see, et mul on nagu diagnoositud lapsepõlvest saati ärevushäire. Ja see on nagu terve elu mind saatnud selles suhtes, et ongi ärevushäire, kui sul on nagu positiivsemaid aegu ja on selliseid negatiivsemaid aegu, kus on raskem. Positiivsematel aegadel lihtsalt see ärevus on kuskil nagu pigem tagaplaanil, aga ta on olemas. Ja ma olin lastega kodune ja siis ja mul oli just 3. laps oli siis aastaseks saamas umbes. Ja mul tuli jälle pigem siuke negatiivsem periood ja see seekord läks nagu selles suhtes hulluks, et mulle tundub, et jah, et seal oli ka mingi depressioon siis lisaks või midagi sellist, sest mul tekkisid nagu, esiteks mul oli nii hull sotsiaalne ärevus, et ma ei suutnud enam eriti kuskil käia. Ma rääkimata selles suhtes, et ma ei suutnud isegi koguduses oli raske käia. Et kõik need kohvilauad, lihtsalt meil on tegelikult vähe rahvast koguduses, aga rääkimata ka sellest, et ma ei suutnud näiteks toidupoes käia. Et ma mäletan ühte konkreetset korda, kus ma läksin toidupoodi ja oli suvi ja suvel on Hiiumaal rohkem rahvast, sama palju vahest kui Tallinnas.
millega sa ei ole harjunud ja kuna mul oli selline ärevushäirega just hullem periood, siis ma seisin keset seda poodi ja ma mõtlesin, et mul on ainult paari asja vaja, aga ma panin selle korvi ära ja läksin lihtsalt minema. Lihtsalt sellepärast, et seal oli liiga palju rahvast. Et selles suhtes oli negatiivsem periood, aga see nagu kuidagi keris selliseks, et mul tekkisid nagu sellised depressiivsed nagu, ma ei oska öelda, kas siuksed mustad augud või sellised, kus ma nagu füüsiliselt ja vaimselt kukkusin kokku. Ehk siis mul abikaasa pidi siis nendel hetkedel nii-öelda lapsed üle võtma. Ja ma olin siis kas terve päeva voodis või pool päeva voodis, et väga nagu ei funktsioneerinud enam. Ja kui juhtus, et abikaasa oli tööl, siis ma kas pidin ema kutsuma laste juurde või siis ma üritasin kuidagi selle kõrvalt nagu lapsi hallata siis. Et ma ei saanud päris voodisse minna, aga lihtsalt olin kuidagi, sain hakkama. Mis see aeg su peas nagu toimus, kui oli need hetked või mis tunne see on? Ma ei tea, ma arvan, et kõige sellisem ma ei oskagi seda võib-olla hästi kirjeldada, aga need olid hästi sellised depressiivsed kohad. Et hästi tugevalt oli negatiivset sisekõnet, hästi tugevalt oli siukest enesesüüdistamist, et sa ei saa hakkama ja kas või lihtsalt lastega või ükskõik on ju. Elus ei saa hakkama või et no siuke tüüpiline väga depressiivne koht ja ma mäletan, ma Maarjale veel kirjeldasin ka minu arust, et ma nendel hetkedel kui ma nagu kõndisin peeglist mööda, ma ei tundnud ennast ise ka ära, et ma ei ole muidu nagu ma olen küll nagu tõsisem inimene, aga ma olin siukene tühja pilguga, selline täiesti nagu siuke kest, et see oli nagu hästi endalegi isegi võõras, et ma mõtlesin, et kui keegi tuttav mind nagu sellel hetkel näeks, siis ta vist ei tunneks mind ära, sest et see oli nagu väga selline sünge pigem. Okei. Et jah. Ja kui tihti siis need lõpuks sul olid või kui suur probleem see oli? See oli ikkagist päris suur probleem. Minu arust oli veel see, et ta ikkagist hakkas süvenema, et alguses need olid nagu harvemini ja siis need hakkasid aina tihedamaks minema. Ma käisin tegelikult ka psühholoogi juures, ma võtsin antidepressante. Mul sellega paralleelselt olidki tekkinud ka paanikahood, mis on ärevushäirega nii-öelda tavaline, et võtsin antidepressante, see võttis nagu need paanikahood maha, aga seda üldist ärevust ei võtnud ja siis ma psühholoogiga veel arutasin, ma mäletan, et üritasin nagu leida seda kohta, et kui palju sotsiaalset kokkupuudet ma suudan üldse taluda, et mul ei tuleks neid mustasid auke. Ja lõpuks mulle tundus, et ma leidsin mingisuguse, et okei, ma nagu väga tihti ei käi kuskil, väga tihti isegi üks-ühele inimestega nagu mõtlen läbi, et ma ühte päeva ei pane järjest näiteks mingeid kokkusaamisi ja asju, et meil ei tekiks, ma üritasin nagu hullult seda leida, mis nagu aitaks, aga tegelikult need hästi ei aidanud, et need pigem nagu süvenesid need mustad augud ja see oli nagu masendav selle juures, et mul oli siuke tunne, ma peangi nagu ennast kuskile koju ära sulgema nagu, et ma siis ei suhtle inimestega ja et äkki siis nagu on parem, onju. Ja nii sa vist tegidki? Jah, nagu mingil määral tegin, ma natukene suutsin nagu väljas käia, aga ma lõpuks tõesti ütlesin ära nagu mingid sotsiaalsed üritused ja asjad, ütlesin, et ma ei tule nagu, et mul on vaja ju pärast nagu laste jaoks nagu funktsioneerida, et selles suhtes jah. Aga räägi, ükskord siis oli taaskord see olukord, see must auk ja mis siis juhtus, sest see sai elu muutvaks tegelikult? No seda oli mul iga kord, kui see oli tegelikult, ma olin juba nagu nii-öelda nii palju usus kasvanud, et ma tegelikult terve aja palvetasin, ma lihtsalt hüüdsin Jumala poole, et ta teeks mind sellest vabaks ja ma olin nagu küllaltki juba vahepeal pettunud, et Jumal, kas sa ei kuule mind, et miks ma sellest nagu lahti ei saa, et ja siis ühel korral tõesti Jumal kuidagi kõnetas mind tugevalt ja ta lasi mul võtta nagu peegli, mul oli siuke pisike mingi siuke, ma ei tea, mingi meikimispeegel nagu ja siis lasi mul nagu näha neid silmi, mis ma ütlesin, et noh, need olidki mulle endalegi võõrad, onju. Ja ta lasi kuidagi näha, et need ei ole minu silmad, et see ei kuulu mulle. Ja siis lasi mul näha enda silmi, mis on nagu hoopis teistsugused, onju. Ja siis ma sain palvetada sellest vabanemist. Ja eks see palvevõitlus kestis, ma ei mäleta, kas mingi pool tundi või mingi selline, aga ma sain sellest konkreetselt vabaks ja kohe tuli siuke hästi suur kergendus ka niimoodi, et mäletan, tütar nagu, noh, nad olid juba harjunud, et ma olen seal voodis mingi aeg ja siis tütar tuli nagu minu juurde ja siis vaatas mind ja siis nagu nägi, et ma nagu naeretan ja siis ta küsis, et
et mis sul on, et mis sa naeratad, nagu ta oli suht pisike tegelikult. Ja siis ma nagu lihtsalt korrutasin talle, et jumal tegi mu vabaks, et see on nii äge ja siis me seal kallistasime, rõõmustasime koos, et see oli hästi, hästi armas. Vahva. Sa ütlesid seda, et Jumal lasi sul võtta peegli ja siis sa palvetasid, kas seal oli mingi konkreetne palve või mismoodi see palve välja nägi? Nagu lühidalt lihtsalt. Ma pigem ma sain aru, et ma räägin jah, selle ärevusega, ma tean, et on mingid ka vaimsed sidumised, ma siis rääkisin konkreetselt selle sidumisega ja ütlesin, et Jeesuse Kristuse nimel mine välja. Ja siis läks välja. Vau. See oli pigem siukene nagu kõhus tekkis selline nagu keegi pigistaks mingit rusikat ja siis midagi nagu läks välja. Okei. Et siuke Nii et nii-öelda midagi manifesteerus su kõhus ja siis tuli välja. Kuidas sa tead, et see välja tuli? No põhiline ongi see, et ma arvan, et Jumal annab selle teadmise, sul ei tuleks muidu seda, et ma olen vaba, nii äge, et sa ei mõtle sellist asja ise välja, et mulle nüüd tundub, et äkki ma olen vaba, vaid Jumal annab nagu hästi konkreetse teadmise, et kuule, ma sain vabaks, ta annab selle kerguse ja selle rõõmu, onju, et selle järgi ikka. Kui see oli juhtunud, siis jälle väikest osa ma mäletan sellest just Maarja luges mulle ette, tead, et Liis kirjutab mulle praegu, et vau, Maarja, sa ei kujuta ette, mis juhtus. Ma olen vaba. Ja see rõõm tuli sellest tekstist tohutult välja, nii et me siin kodus samamoodi rõõmustasime selle üle ja nii-öelda olime tänulikud Jumalale tegelikult selle eest, mis ta tegi. Mis su elus siis muutus, kas muutus lisaks selle, et sa vabaks said, kuidas see siis nii-öelda su elus need toimetusi ja muid asju mõjutas? Eks see mõjutas selles suhtes palju, et enam mul ei olnud sellist kokkukukkumist, et ma sain nagu hakata funktsioneerima. Et see muutus oli suur, aga sellega paralleelselt ma olin ka saanud täiskasvanueas hiljuti ATH diagnoosi. Et see oli natuke nagu selles suhtes poolik vabanemine, et nende ATH teemadega ma ikkagist ju võitlesin edasi. Ja tegelikult see ATH diagnoosi saamine selles suhtes oli vajalik ja oluline, et see nagu sa said teada, miks sul on lapsepõlvest saati kõik sellised teemad olnud ja ATH mõjutab nagu nii palju aspekte su elus, et ATH-ga näiteks kaasneb hästi tugevalt selline, sul on nagu ülipalju mõtteid peas ja sul on nagu konstantne nagu lärm peas. Ja sa näiteks, kui sa muretsed ka kõikide asjade üle korraga, mitte selle ühe asja üle, mis parasjagu toimub, onju. Et siis ma ei imesta, et miks mul oli siis lapsest saati ärevushäire, sest et seda kõike ongi palju. Ja see nagu võib-olla tõi neid vastuseid, aga siis ma hakkasin ka võtma nagu ATH ravimeid ja ATH ravimid tõesti toimisid, aga need olid ka nagu kuidagi väsitavad selles suhtes, et nad leevendasid kõiki neid ATH sümptomeid, aga siis ma hakkasingi mõtlema, et aga ma saan ju sellest nagu ka vabaks saada või ma usun, et Jumal saab sellest ka vabaks teha, et selles suhtes see võib-olla muutus oli natuke veel sihuke poolik või sellises protsessis pigem. Ja kas oli natuke, ma räägin jälle oma kogemust, nüüd sa saad siis korrigeerida mind, et sul oli ka arusaam või tuli arusaam, et see ei olegi tegelikult päris sina. Et see on mingi lisaasi, et kui võib-olla mõni ütleks, et ma olengi selline, siis võib-olla see arusaam oli nii või? Seal oli täpselt niimoodi, et ärevushäirega ma nagu sain võib-olla konkreetsemalt aru, aga ATH-ga ma hakkasingi hästi tugevalt kahtlema, ma ütlesin, et ATH on ju nii-öelda tuuakse välja, et see on neuroloogiline eripära. Ja siis ma hakkasingi hästi tugevalt mõtlema, et kas see siis saab olla ka vaimne sidumine, kas see saab olla, et samas see on neuroloogiline eripära ja ma pigem sattusin nagu segadusse ja ma lõpuks sain aru, et ma ei saa fookust sinna panna. Et ma sain lõpuks aru, et ma saan fookuse sinna panna, et Jumal saab sellest vabaks teha ja terveks teha, sest et muidu ma jään sinna nagu nii-öelda üle mõtlema lihtsalt. Ja siis ma panin oma fookuse tugevalt sinna, et Jumal nagu hakkas kasvatama ja näitama ka läbi piibli nagu neid kohti, kus ju Jeesus tegi terveks ja kus ta jüngrid tegid terveks ja nagu seal ei ole mingisuguseid piiranguid, et mingid asjad Jumal saab nagu sind vabaks teha ja mingitest asjadest ei saa. Et ma panin hästi tugevalt fookuse nagu sinna usu peale, mis on piiblis ka välja toodud, et kui te usute,
ja pidin selle kuidagi endale loogiliselt mõtestama veel ka, et ma päriselt usun, et Jumal nagu kuidagi sellel määral hakkas kõnetama. Ja ma sain tõesti aru, et sellest ma saan ju ka vabaks saada, mitte ma ei pea elama sellega nii-öelda leevendama kogu aeg seda, et kui ma hakkasin nagu Jumalaga koos käima, siis ma sain tegelikult ATH ravimid juba ära jätta ja ma ei hakanud enam seda enda elu üle kuulutama, neid sümptomeid ja asju, ja tegelikult asi leevenes, aga ma teadsin, et nagu vabanemine on ka oluline. Et selles suhtes jah. aga kas sa said siis vabaks? Jah, ma sain tõesti, see oli kuskil aasta aega hiljem siis peale selle ärevusehäire teemat. Ja sellega oli niimoodi, et meil oli see nagu ma aeg-ajalt mõtlesin selle peale, aga ma niimoodi kogu aeg ei süvenenud sellele. Ja ma veel mõtlesin ka, teadsin ka, et ma saan näiteks sinu juurde tulla, et sina palvetaksid või on ka mingisugused vabastusteenistused ja asjad, ja ma sain hästi selgelt nagu enda puhul vähemalt aru, et kui ma näiteks tulen sinu juurde või ma lähen kuskile, siis ma tundsin, et aga siis ma panen ju selle lootuse nagu inimeste peale, et ma ei pane ju siis Jumala peale, et ma tahtsin nagu, et see lootus püsiks Jumala peal, mitte ma ei olnud mingi rebel, et ma nüüd siin ei lase kellelgi palvetada ja nii edasi, vaid lihtsalt ma nagu sain aru, et see fookus ei tohi natukenegi minna inimeste peale, vaid ainult sellele, et Jumal ju teeb vabaks, et see oli hästi oluline. Ja siis ma mingi hetk nagu nii-öelda kulgesin edasi ja neid mõtteid nagu mõlgutasin, aga siis mingi hetk meil toimuvad hästi armsad naiste hommikud, kus emad käivad koos, sest et emadel on kõige parem aeg hommikuti, kus osad lapsed on koolis ja lasteaias ja siis on natuke niisugust mõtteruumi. Ja naiste osaduses me oleme nendest teemadest nagu palju rääkinud ja siis mul tuli ükskord enda nagu isiklikul palve ajal tuli südamele paastuda ja ma ei olnud mitte kunagi paastunud. Mul ei olnud see lihtsalt nagu kuidagi isiklikul tasemel nagu kohale jõudnud. Ma tean, et kristlased paastuvad, aga ma ei tahtnud seda mingi linnukese pärast teha, et ma nüüd lihtsalt paastun, onju, et Jumal ei olnud lihtsalt mulle veel avanud seda paastumise tagamaad ja siis Jumal kuidagi kõnetas sellega, et paastumise käigus ju ka nagu mingisugused vaimsel tasemel sidumised saavad nagu lahti murtud ja et see on oluline paastuda. Ja siis mul tuli nagu see kõnetus, aga siis ma panin selle natuke kõrvale, et mõtlesin, et okei, et ma ei tea nagu. Ja mõtlesin ka, et mul on väiksed lapsed, et kuidas ma siis paastun ja et pärast ma olen mingi ülipahur ja nagu ühesõnaga ma olin sihuke kahe vahel, et väga nagu konkreetset plaani ei võtnud. Ja siis ma tulin naiste hommikule ja siis teised hakkasid ka ükshaaval rääkima, et nad said see nädal südamele nagu paastuda. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei teadnudki, et teised said ka südamele, et siis ütlesin, ma sain ka südamele, et paastuda nagu, et see oli kuidagi hästi julgustav ja hästi äge, et kõik said nagu samal nädalal ja meil on nagu varem ka mingisuguseid siukseid asju olnud, et need teemad, mida Jumal nagu vaimus kõnetab, on nagu sarnased olnud. Ja siis me otsustasimegi paastuda. Et mina paastusin siis 3 päeva. Kuidagi sellega Jumal nagu tõi, et 3 päeva, et mitte ma lihtsalt lampi valin mingit suvalist aega siis, et jah. See oli vägev jälle, kus tõesti ma mäletan taas, et igaüks teist oli saanud mingi konkreetse viisi, kuidas paastuda. Et sina 3 päeva, kes see 1 päeva ja kes see millest, et see jälle mina seal konkreetses kohas ei olnud, aga see jutt üsna kiiresti minuni jõudis, et kuidas Jumal nagu teeb ja ta näitab minu arust ka sellest, et seda, et me oleme üks tervik ihuna Jumala omad, et koguduse keskel või kodugrupi keskel toob kõik koos selle asja üles, et ei ole alati ainult üks inimene. Aga nüüd siit edasi minnes, siis sa võtsid selle paastu käsile ja mis siis sai? Ma paastusin jah siis 3 päeva, minu jaoks see oli päris raske. Et ma arvasin, et paastumine on raske sellepärast, et sa ei saa süüa. Aga tegelikult see näljatunne nagu kadus suhteliselt ruttu ära, et pigem oli see, et sihuke nõrkus ja iiveldus ja peavalu ja selline üldine sihuke kehv enesetunne. Aga ma võtsingi siis selle aja nagu teadlikult ikkagist palveks ja palvetasin just ATH ja migreeni osas. Et migreen oli mul ka. Migreen oli siis, ma lihtsalt olen tähele pannud, et paljudel, kellel on ATH, millegipärast migreen ka. Ja siis kuidagi kaasus sellega, et ma palvetasin migreeni eest ka, et nende 2 asja eest. Ja
Ja selle paastu jooksul nagu midagi ei toimunud, see paast sai tegelikult läbi 3 päeva siis ja ma mõtlesingi, et okei, et ma hakkan vaikselt sööma. Et ma ei tea ju, miks see vajalik oli, et küll jumala ajastus on õige, et vaatame edasi. Ja siis sellel samal päeval, kui ma lõpetasin paastu, siis lapsed magasid lõunaund ja ma läksin ülesse kontorisse nagu palvetama. Ja see natuke nagu ikkagist näris mind, et ma ju ei ole vabaks saanud, et kuidas ma siis saan vabaks ja et mis teema sellega on ja viisin selle Jumala ette ja ma mäletan, et ma alguses nagu istusin tooli peal ja siis ma sain nagu südamele, et ikkagist põlvitades palvetada. Ja see on hea, et ma põlvili jään. Et siis ma nagu ütlesingi täiesti siiralt, ütlesin Jumalale, et Jumal, aga sa näed seda ADHD ja migreeni, et ma tean, et sa saad ju sellest vabaks teha, et palun tee mind vabaks. Ja mitte midagi ei juhtunud ja siis ma mõtlesin, et okei. Et mõtlesin natuke aega, mõtlesin, et äkki ma ootan nagu mingit kindlat nagu viisi, kuidas see toimuma peab, on ju, et kas sedasama, kuidas ma ärevushäirest vabaks saan või kuidas iganes moodi. Ja siis üritasin nagu reaalselt kõik need asjad nagu enda peas kõrvale panna ja ütlesin uuesti siiralt Jumalale, et ükskõik mis viisil see peaks toimuma, ma tean, et sa saad mu vabaks teha, et palun tee mind vabaks. Ja siis juhtus selline asi, et mul läks keha nagu lõdvaks ja ma kukkusin niimoodi küllili nagu põrandale, noh, ma olin põlvili, ega see ei olnud mingi hull kukkumine, on ju. Aga see oli siukene natukene naljakas isegi, sest ma ei saanud nagu sealt püsti mõnda aega. Sa ei saanud ennast ise kontrolli. Oli nii, jah? Ja siis, kui lõpuks ma sain nagu püsti, siis tegelikult tuli küll see jälle see rahu ja rõõm ja see nagu vabaduse tunne, aga ma olin küllaltki skeptiline. Ma olin nagu, et mis asi see veel oli, siukene nagu pigem segaduses või Aga sa mingi hetk said siis jälle liikuda? ja ma tõusin püsti ja siis ma olingi nagu segaduses, et see rahu ja rõõm tuli küll, et nagu oleks mingi vabaks saamine toimunud, aga ma olin segaduses, mis asi see oli, sest ma ei olnud siuksest asjast midagi kuulnud. Ja et mis teema oli ja siis ma palusin Jumalalt, et ta nagu annaks mulle mingisuguse piiblist mingi koha või kõnetaks kuidagi piibli kaudu, sest et piibel on see, mille alusel nagu oleks hea nagu kinnitust saada. Ja siis nendel hetkedel ma olen sellistel olulistel hetkedel ma olen teinud seda, et ma võtan konkreetselt piibli lahti ja ei vali mingit kohta, vaid vaatan nii-öelda sõrme alt, mida ei soovitata tihti teha, aga nendel hetkedel ma olen paar korda teinud seda. Ja siis tuli see koht, kus Jeesus oli kõrbes 40 päeva söömata ja joomata. Et võiks arvata, et see kõnetas mind, et ma just olin paastunud, aga pigem see natuke isegi morjendas mind, et Jeesus oli 40 päeva, ma oma 3 päevaga olin nii hädine. Aga siis lugesin seda peatükki edasi ja seal lõpus oli koht, kus Jeesus siis peale seda, kui ta kõrbes oli kuradi kiusata, siis ta läks vist templisse või kuskile nagu jutustama. Ja sinna tuli üks mees, kellel oli röövaim. Ja siis Jeesus käskis sellel röödal vaimul välja minna. See oli vist Luuka raamatus, ma arvan. Ja käskis sellel välja minna. Ja piiblis on nii hästi palju kohti, kus kurjad vaimud või röödad vaimud lähevad välja, et neid on erinevaid viise, ongi kas mingi kisendades on välja läinud või on kuidagi öökides või ma ei tea, ühesõnaga see ju, kuidas vaimud välja lähevad, need on erinevad. Aga seal oli nagu välja toodud, et ta küll manifesteerus küll see vaim, et ta hakkas nii-öelda Jeesusele rääkima seal igasuguseid asju. Aga see, kuidas ta välja läks, oli see, et ta nagu, ma sain aru, et paisati või kukkus sinna nagu pikali ja seal on millegipärast välja toodud, et ja see vaim läks välja ja see ei teinud talle mingit kurja. Ja ma ei tea, mis sellel nagu mõeldud on, aga mind sellel hetkel see kõnetas, sest ma sain aru, et ju siis seal ei toimunudki mingit ulme, mingit värki, et nüüd sa said vabaks, vaid oligi lihtsalt läks välja ja kõik, on ju. Et see nagu oli kinnitav mulle, aga ma olin edasi skeptiline. Et Jumalal on vist minuga väga raske, et ma ikka tihti nagu olen kuidagi jäärapäine või skeptiline edasi, et ma ikka ei ole kindel selles, et siukene koomiline natukene, aga siis ma läksin, lapsed ärkasid üles, me läksime perega rattaga sõitma, panime lapsed autosse ja läksime kuskile konkreetsesse kohta nagu sõitma staadionile. Ja ma istusin kõrvalistmel
Ja siis ma vaatasin ringi ja vaatasin nagu loodust ja puid ja asju. Mõtlesin, et see pilt on nagu täiesti teine, et ma ei saa aru et ma näen kuidagi hästi selgelt ja ma ei saanud aru isegi, kuidas seda seletada kellelegi, et kas ma näen värve eredamalt või ma näen detailsemalt või nagu pilt lihtsalt jõuab nagu ülikiiresti aju ja ma olin nagu segaduses. Siis mõtlesin ka veel, et huvitav, et kas ma tõesti sain vabaks, et huvitav, kas teised inimesed näevadki niimoodi nagu või ja ma ei olnud nagu kindel, mis asi see oli. Ma oletan, et kui ATH-st rääkida, siis nähtavasti oli see, et see brain fog ehk ajuudu, mis ATH-ga kaasneb, äkki võeti ära. Et see oli huvitav. See oli jälle taas midagi, mis sa jagasid Maarjale ja küsisid temalt jälle, et kuule, kas kõik näevad värve nii selgelt, et et miks keegi ei ole mulle öelnud, et kõik, et palju paremini saab nii-öelda ilmas ringi vaadata või palju selgem on see pilt, et seda oli jälle nii-öelda vahva kuulata, aga vabandust, räägi edasi, seal on veel, see on olnud siia vahepeale, ütlen selle ära, et see on olnud nagu privileeg olla sinu ja su pere kõrval tegelikult nendes protsessides, kuulda neid lugusid ja rõõmustada tegelikult sellepärast, et jälle seesama, et Jumal ehitab kogudust erinevatel viisidel ja tema ehitab neid ja me saame rõõmustada sellest koos. Et ei ole see, et ühes kohas oli ühte ja teises kohas oli teist ja nüüd üksinda kuskil rõõmustame, vaid kogudus tuleb kokku ja rõõmustab sellest loost ja sellepärast sa siin saates oled ka. Et tegelikult, et see rõõm oleks suurem ja laiem ja ma tõesti usun, et see kõnetab. Aga lähme edasi sellest brain fog'i ärakadumisest, mis edasi sai? Jah, tegelikult ATH puhul on niimoodi, et kui sa saad mingist üksikust asjast nii-öelda vabaks või jumal teeb su terveks, siis see on see üks asi, millest sa teed terveks. Aga ATH puhul neid nagu aspekte ja neid detaile, kui palju ta su elu nagu mõjutab igapäevaselt, neid on nii palju, et ega ma neid kohe siis ei märganud, et ma nagu hakkasin edasi nii-öelda oma tavalist elu elama ja siis ma iga natukese ajaga märkasin, mis asja, et mis nagu värk on, et see on ka muutunud, see on ka No muutunud. too mõni näide. Üks asi oli hästi tugevalt kindlasti see negatiivne sisekõne, mis mind saatis nagu hästi tugevalt ikkagist. Ja ma mäletan, et oligi üks ATH ravim, mis võttis selle negatiivse sisekõne ära, aga selle ravimi probleemiks oli näiteks see, et õhtul, kui see ravimi mõju läks üle, siis see negatiivne sisekõne tuli nii tugevalt tagasi, et mul tuli mingi depressiivne episood ja siis ma ütlesingi nagu endal raviarstile, et ma ei saa seda võtta, ma olen nagu õhtuti, kui ma pean nagu just lastel olemas olema, mingi depressiivne lihtsalt sellepärast, et see tuli nii suure tuhinaga tagasi lihtsalt. Ja ma mäletan, et ma veel ütlesin siis ka nagu Jumalale, et aga kui mingi ravim saab võtta negatiivse sisekõne ära, siis ammugi saad ju sina seda teha, et see oli hästi äge ja see negatiivne sisekõne muidu tuli nagu hästi kergelt. Nii kui mul nagu midagi läks, kohe tuli selline nagu ründav negatiivne sisekõne. Ja see kadus ära, et ma sain aru, et ma elus mingid igapäevaselt mingid raskemad momendid on ikka, kus mul muidu on tulnud see negatiivne sisekõne. Aga siis ma sain aru, et enam ei tule, et need mõtted on kuskil, aga ma ei saa neid mõelda enda kohta. Et see oli hästi huvitav. Ja üks asi oli kindlasti ülestimuleeritus, mida emadel on mingil määral ikka, sest et meil on väiksed lapsed ja kõike toimub palju, aga ATH-ga on seda see oli mul nagu hästi raske. Eriti veel helidest ülestimuleeritus. Mul oli nagu niimoodi, et kõik nagu valjemad helid olid nagu mulle hästi, mitte nad ei olnud lihtsalt häirivad, vaid see oli vaata niisugune ebameeldiv tunne, nagu keegi tõmbaks küüntega mööda tahvlit. Et nii kui, ma ei tea, keegi lastest nagu lärmas või isegi rääkis valjemalt või keegi tõmbas isegi tooli nagu mööda põrandat, mul oli nagu siuke, mis asja, et nii vastik. Ja see oli nagu, see mõjutas mu elus selles mõttes palju, et ma ju lastega siis suhtlesin teistmoodi, et nii kui oli nagu palju seda lärmi ja kõike ja lapsed veel tulid midagi küsima, siis ma olin nagu ülipahur, ma ei saa praegu rääkida, me räägime sellest hiljem, kui on nagu kuskil natuke vaiksem ja nii edasi, onju. Et see nagu väga tugevalt mõjutas mind, sinna juurde käis ka muidugi ülestimuleeritus kõigist nagu siukestest stiimulitest nagu valgus, liivere valgus, ma ei tea, nagu
füüsiline nagu emadel ka mingil määral on normaalne, et sa nagu kõik lapsed elavad su küljes, et sa oled selles mõttes natuke ikka üle stimuleeritud ja mingitel ajahetkedel, aga ATH-ga see oli täiesti teine. Et see võeti ära, ma käisin isegi mingi hetk nagu nende ATH-ga on nagu sellised müra summutavad siuksed kõrva nagu tropid, millega sa nagu vestlust saad pidada, aga ta võtab nagu seda lärmi ja seda, kui kõvasti sa kuuled nagu vähemaks, ma käisin nendega. Ja mingi hetk ma sain aru, see oli selline moment, et meil naabri lapsed käivad hästi tihti meil mängimas ja siis on sellel hetkel mul oli 3 last ja siis, kui on naabri lapsed ka, siis on 5 last meie juures ja ma üldiselt ei lubanud neil tuppa tulla, sest et see lärm oli lihtsalt ongi 5 last koos, mingi neil on tore, onju, aga mul ei olnud tore. Ja oligi nagu, ma ei lubanud neil eriti toas mängida ja kui õues on ilus ilm, siis ütlesin, et mängite nagu õues. Nad hullult kogu aeg tahtsid tuppa tulla ja siis mul nagu mõtlesin, et okei, et las nad siis tulevad. Ja ma mingi hetk ma tegin süüa ja ma sain aru nagu, et keegi minu lastest tuli kööki ja küsis mult midagi ja siis ma lihtsalt rahulikult jätsin toidu tegemise pooleli ja vastasin talle. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et oota, tavaliselt ma selles olukorras ei käituks niimoodi, tavaliselt ma ütleks, et räägime hiljem, praegu mul mingi asi pooleli, kõik karjuvad. Ma ei saa praegu ma ei saa sulle vastata, nagu see oli tegelikult mingi ülilihtne küsimus lihtsalt nagu. Aga seda ATH-ga lihtsalt seda kõike oli nii palju, et tavaliselt ma ei reageerinud niimoodi ja siis ma mõtlesin, et okei, et kuule, et siin on ju praegu väga hull lärm nagu, et ma muidu ei talu siukest lärmi. Ma isegi nagu mitte lihtsalt ei talu, vaid mul tekkiski selline kananahku, selline nagu hästi vastik tunne. Ja ma sain aru, et see on ka ära võetud, et ma võin nagu päriselt ka, ma võin need kõrval need tropid prügikasti visata. Et see oli hästi äge. Ja mingeid kohti veel näiteks paar sellist natuke naljakat kohta isegi, mis ma Maarjale hiljem nagu iga natukese aja tagant ma saatsin Maarjale mingi voice'i, kuule vaata, selline asi on ka vaata, et üks naljakas koht oli see, et nüüdseks ma olen sellega harjunud, aga alguses see oli väga harjumatu, et päev kestis nagu kauem. Et ATH-ga nagu see, ma ei tea, kas sa siis kuidagi oled nii rohkem laiali ja kogu aeg nagu midagi lõpuni ei saa tehtud ja selline, et kas sul see ajataju on nagu nii teine, et juba nagu ongi hommik on ja siis juba on õhtu ja siis ma saatsin hästi pidevalt Maarjale voice'i nagu, et mul on nagu päris imelik, et nagu mul on kehas selline tunne, et peaks õhtu olema. Et nagu minu arust peaks õhtu olema, siis ma vaatan kella ja kell on 1 päeval ja see oli nagu ülikoomiline, sest et ma ei oska seda kuidagi seletada, et nagu päev kestab kauem lihtsalt. Ja üks asi näiteks oli seesama, et vaata, ma sain ärevushäirest vabaks, et kõik need sotsiaalsed olukorrad ja nii edasi, ma sain nendes ilusti nagu hakkama nüüd, aga ma olin nagu pärast ikkagist näiteks koguduses käimist või kuskil käimist, ma olin nagu väga väsinud siis, kui mul ATH oli. Et ma olin nii vaimselt väsinud, nii füüsiliselt väsinud, ma nagu pidin kuidagi ikkagist taastuma nendest käimistest. Ja siis neid voice'e ma saatsin ka Maarjale hästi tihti, et kuule, ma praegu sõidan, mingi ulmeüritus oli olnud, ma ei tea, pool päeva olin kodust ära, sõidan lastega koju, tavaliselt ma olin nagu täiesti läbi nagu nii vaimselt kui füüsiliselt, nagu lapsed ei tohtinud nagu üldse rääkida siis. Ja siis sõidan koju, ütlen Maarjale, ma ei tea, kuidas see võimalik, ma ei ole üldse väsinud nagu. Et kuidas see nagu, see ei mahtunud mulle pähe ära, et kuidas see ATH, see vaimne ja füüsiline väsimus, see on nagu midagi täiesti teist, et praegu ka, mul on beebi on ju, ma olen öösel magamata, aga see ei ole mitte midagi võrreldes selle väsimusega, mis on ATH väsimus, et see oli ka hästi suur ja kindlasti seal oli veel väga palju asju. Vau. Et jah. Need on nii võimsad asjad, mis sa tegelikult jagad ja ma tean jälle seda, et nagu iga nädal sa jälle avastasid midagi, millest Jumal siis tegelikult oli vabaks teinud ja samm-sammult see kasvas ja tõesti sinu nii-öelda aktiivsus ka koguduse elus tegelikult kasvas, see valmisolek kaasa teenida. Sa hakkasid meil juhtima lastetööd ja panustasid igal pool kaasa, et ka see tegelikult jõudis nii-öelda kaugemale kui ainult lihtsalt nii-öelda see, et värvid ja mitut asja said korraga teha või panna tähele. Üks asi veel, mis
ma tean, et mida sa varem nagu küsisid ja oli muutunud, oli see, et kui me rääkisime Maarjaga, et me rääkisime Jumalaga või me kuulsime, mida Jumal ütles ja nii edasi, siis sa ikka küsid, kuidas te kuulete Jumala häält või kuidas see võimalik on. Ja see muutus ka sul mingist hetkest. Räägi natukene. Jaa. No mul oli nagu seda olnud, et ma olin ju küllaltki värske kristlane, et mul oli nagu mingil määral nagu kõnetusi kohti oli, aga ma mäletan näiteks enne seda, kui ma sult seda küsisin, mul oli nagu paar sellist suurt kogemust oli, kus lihtsalt Jumal pani nagu südamele mingi hästi tugevalt mingisuguse asja ja ma läksin ja tegin selle ära ja ma sain pärast teada, et see oli ülioluline, et ma seda tegin. Ja selliseid nagu asju oli, aga mul ei olnud nagu seda, et Jumal nagu räägiks minuga, ma ei saanud aru nagu, millest ta räägib, mis mõttes Jumal räägib nagu, et see oli minu jaoks segane ja ma mäletan, et ma käisin tihti nagu rannas jalutamas ja ma küsisin Jumalalt seda. Et aga kõik nagu ütlevad, et sa räägid nagu, et ma ei tea, millest nad räägivad. Ja ma olen nagu küllaltki olengi sihuke hästi siiralt pigem Jumala poole nagu sellised asjad nagu Jumal ette pannud, et sihuke pigem lapsemeelselt kuidagi hästi lihtsalt ja konkreetselt küsinud ja siis ma läksin ükskord randa jalutama ja ma olin just saanud uued need Bluetoothiga need kõrvaklapid ja ma tavaliselt jalutades kuulan nagu ülistusmuusikat ja ma ei saanud neid kõrvaklappe ühendatud nagu, olidki uued klapid ja ma ei saanud aru nendest ja ma läksin natuke nagu närvi nende klappide peale, et nagu mis mõtted, ma ei saa neid nagu ühendatud ja ma ei saa muusikat kuulata ja jamasin nendega ja jamasin seal ja siis Jumal järsku ütles, et pane need kõrvaklapid ära, ma ei saa ju sinuga rääkida, kui sa muusikat kuulad ja siis ma olin nagu, mis asja nagu, et kas ma nüüd kujutasin ette seda või mis see nagu oli. Ja siis ma olin nagu, et okei, ma panen need klapid siis ära ja siis kõndisin ja siis ütlesin, et okei, et mis sa siis tahad rääkida. Et ma olin nagu jälle pigem selline nagu kahtlev, et kas ma saan selliseid asju ette kujutada või kuidas see võimalik on ja siis Jumal tegelikult kõnetas, ütles mulle, et leia üks sulg ja siis ma olin nagu, et okei, et ma siis otsin ühe sule, et miks just sulg, ma ei tea, aga otsisin, mitte ühtegi sulge ei olnud nagu, ma mäletasin, et seal eespool ei olnud, sest ma olin nagu märganud millegipärast seda sulge. Et siis nagu ütlesin Jumalale, et aga siin ei ole ju ühtegi sulge, et kas ma lähen tagasi seda ühte sealt tooma, mis ma tean, et on seal, on ju. Ja siis Jumal ütles, et ei, kõnni edasi, et seal tuleb 3 sulge, sa saad valida, millised sa võtad. Ja siis ma olin ikkagi just nagu, et okei, ma siis kõnnin edasi ja siis tuligi 3 sulge. Ma olin nagu, okei, et väga huvitav. Ja nagu nii sihuke nagu maine ja pisike asi või nagu selline, et ja siis edasi ta lasi mul liiva sisse nagu kirjutada ja avas mulle seda, kui suur tema nagu, kui suur meelevald tal on nii taevas kui maa peal, et mis on ju piiblis kirjas, aga kuidagi, et see jõuaks sulle kohale, on ju, et kõik need, et hästi nagu selgelt avas seda siis sellel jalutuskäigul, aga see oli nagu sihuke esimene kord, kus ma mäletan tõesti, et ta nagu siis rääkis nagu. Ja siuksed vägevad vaimulikud kasvud tegelikult olnud ja nagu sa jagad ka, tegelikult ega need ju ei olnud kõik ühel korral või sa ütlesid, et aasta aega hiljem toimus üks etapp ja ennem oli see etapp, et selliselt, kuidas Jumal tegelikult toimetab samm-sammult, et ta ei teinud sind kohe nendest depressioonist kohe nii-öelda kõigest ATH-st ja kõigest vabaks, aga samm-sammult ja tõesti, nii nagu enne juba ütlesin, et vägev on olnud kõrvalt tegelikult vaadata seda ja sinu panust, kuidas see tõuseb või kasvab täna, oled sa ju tegelikult väga küps vaimulikult või su piibli lugemised ja kõik muud asjad, need on kasvanud Jumalas ja mulle väga meeldib see, kuidas sa oled pannud oma lootuse Jumala peale. Et ma ei vaata ühele inimesele või ma ei vaata mingile sellele olukorrale, vaid ma vaatan Jumalale. Ja see on toonud läbi ja ma tean, et elus tuleb veel vägevaid samme ja nii-öelda asju, mida Jumal toob. On läbikatsemisi ka, absoluutselt, aga kuidas ta on kasvatamas ja õpetamas sind ja sinu pere. Kas on midagi veel, mida sa tahaksid välja tuua nendest
üleloomulikult vägevatest asjadest, mida Jumal on sinu ja su pere elus teinud? Noh, üks asi on see, et kui ma sain, ma mäletan seda natuke naljakat lugu, et kui ma sain ATH-st vabaks, siis ma olin enne koguduses tunnistamist, ma olin hästi nagu, tuli pigem nagu rünnak selles suunas, et okei, ma tean, et mu lähimad sõbrannad, kes on kristlased ja need on kõik nagu märganud seda muutust. Ja ma olin nagu hästi nagu küsimärgi all oli mul see, et kas mu abikaasa on ka märganud seda. Ja siis päev enne, kui ma läksin kogudusesse tunnistama, ma nagu muretsesin selle eest, et kuidas ma lähen siis tunnistama, ma isegi ei tea, kas mu abikaasa nagu näeb neid asju või ta ei ole ju väga sihuke jutukas ka, kes midagi ütleks ja siis viisin selle Jumala ette ja Jumal andis oma rahu ja ma jäin nagu magama. Ma olin just nagu sellises faasis, kus ma hakkasin just magama jääma ja siis järsku mul abikaasa niimoodi nagu nägu tuli niimoodi siia hästi lähedale ja siis ta tegin silmad lahti ja siis ta küsis mult, et mis sa teed? Ja siis ma ütlesin, et kallis, ma nagu magama jään, et nagu, mis sa arvad, mis ma teen? Ja siis ta ütles, ei sa, kuidas jääd niimoodi magama, et sa nagu särad, et sul suu kõrvuni. Et oligi juhtunud lihtsalt see, et püha vaimu see ligiolu oli nii suur ja ma jäin lihtsalt nagu niimoodi naeratades magama, ma olen muidu ju küllaltki nagu tõsine inimene. Ja siis see oli minu jaoks nagu nii siuksel kinnitaval hetkel, et ta oli mingi, et mis mõttes sa jääd niimoodi magama, et kui keegi ei jää niimoodi magama suu kõrvuni. Et see oli hästi äge, aga muus osas ka ma arvan, et Jumal on tõesti hästi palju nagu kasvatanud ja kasvatab edasi, et on ka olnud nagu neid, näiteks rasedus oli mul hästi nagu keeruline. Jumal ei saa ju seda rasedust kuidagi lühemaks teha või midagi, et siis selle vältel ta näiteks ka näitas, kuidas ta saab nagu nende raskuste keskel ka nagu olla su kõrval ja olla nagu kuidagi niimoodi, et sul põhimõtteliselt ma olin nagu pool rasedust olin öösiti magamata, aga päeval ma suutsin nagu funktsioneerida, nagu kõik oleks korras ja ma võtsin need öised ülevalolekut nagu Jumalaga koos olemiseks ja ta niimoodi tõstis üles ka nagu raskuse keskel, et see on nagu ka hästi kõnekas olnud. Et jah. Aitäh sulle, Liis, nende lugude eest jagamaks. Aga nüüd päris enne, kui me lõpetame. Võib-olla on neid, kes vaatavad ja kuulavad seda saadet ja tunnevad ka seda, et ma saan aru, et mingi see asi, mis minus on, see ei ole minust enesest. On see siis ATH, migreen või depressioon. Kas sa oleksid valmis palvetama nende eest ja et neil oleks lootust ja et Jumal teeks ka neid vabaks, kui need on sidumistega. Seda ma pean ka ära ütlema, et ma usun, et alati ei ole 100% need seotud vaimsete asjadega, aga ütleme suurel määral küll. Et kui sa saaksid palvetada nende inimeste eest ka ja et Jumal tegutseks nende elus. Jah, kindlasti. Kallis Jumal, ma toon su ette tõesti inimesed, kes on mõelnud, kas need asjad, kas sina saad nendest asjadest vabaks teha või kes on nagu rasketes kohtades. Et ma palun, et sa ise läheksid nende inimeste juurde ja näitaksid enda suurust ja enda vägevust ja seda, kuidas sina kõnetad ja kuidas sina saad vabaks teha isiklikul tasemel. Ma palun, et kõik inimesed sinu kätte, et et kui see lugu neid puudutas, siis see viiks neid lähemale sinu tundmisele ja sinu vaimus liikumisele. Palun neile üleloomulikku rahu ja rõõmu ja vabanemist nendest asjadest Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Amen. Veel kord aitäh tulemast. Aitäh kutsumast. Ja teiega kohtume juba siis, kui on uus osa ja uus külaline.